Aitäh, härra istungi juhataja, head kolleegid! Mõnest aspektist selle eelnõu juures. Kõigepealt ka see, mida eelkõneleja rääkis, taas selgelt selline märgiline lapsi kasvatavate inimeste ja perede vastane käitumine. Siin neid sotsiaalseid garantiisid, mis täna on ametnikel nende töölt vabastamise juures, kus öeldakse, et kuni 7-aastast last kasvatavat vanemat peab eelistama, kui on 2 ametnikku, siis see piir tõmmatakse nüüd alla 3 peale. Siin on ju palju räägitud sellest, et on demograafiline kriis, ja on räägitud ka sellest, et ilmselt on nagu palju erinevaid faktoreid, mis mõjutavad inimeste soovi ja julgust lapsi saada ja nii edasi. Ja ma ei alahindaks seda, et mõni inimene ongi teinud valiku riigiameti kasuks, kuna seal on turvalisem keskkond, näiteks ka lapse kasvatamise mõttes olnud, et sa saad lapse kuni koolini kasvatada ja olla võrdlemisi kindel, et su töökoht säilib. Neid märke on Reformierakond siin koos Eesti 200-ga näidanud muidugi kogu selle koosseisu jooksul, et lapsed ja lastega pered ei ole nende jaoks prioriteet. Aga nüüd ühest, ma ütleks, veel huvitavamast aspektist. Ja minu arust siin mõned kolleegid on saanud valesti aru ja neile tundub, et see seadus teeb ametnike elu kuidagi ebaturvalisemaks, keerulisemaks ka laiemas mõttes, ja ma räägin siin sellest tähtajaliselt ametisse määramisest. Et tekivad 5-aastased tähtajad, mida on võimalik 2 aasta võrra siis pikendada, ja seda 2 aastat siis ei loeta selle 5 aasta hulka, ja siis on võimalik uus 5-aastane ametiaeg. Aga siin tuleb nüüd tähelepanu pöörata minu arvates mõnele aspektile. Paragrahvi 23 lõiget 2, mis siis räägib, millised ametnikud nimetatakse tähtajaks, sinna lisatakse punkt 2.1 ja loetakse üles riigisekretärile, ministeeriumi kantslerile, asekantslerile, valitsusasutuse juhile ja tema asetäitjale vahetult alluv juht, kellele alluvad veel ametnikud või ametiasutuse töötajad. Et terve rida ametnikke hakatakse määrama ametisse 5-aastaseks tähtajaks. Ja selline tähtajaks ametisse määramine tegelikult lisab sellist turvalisust või ütleme, raskendab inimese ametiaja lõpetamist. Ja kui me nüüd vaatame kuupäevi, siis seaduse punktis 51 räägib sellest, et seadusesse 14. peatükki lisatakse jagu 1.2, mis siis räägib käesoleva seaduse jõustumisel muudatuste rakendussätestest ja ütleb selliselt, et määramata ajaks teenistusse võetud käesoleva seaduse paragrahv 32 lõike 2 punktis 2.1 nimetatud juhi ja valitsusasutuse juhi asetäitja teenistustähtaja arvestamine. Ehk et need, kes on käesoleva aasta 1. juuli seisuga määramata ajaks ametis juba, siin on mõni kuu minna, nemad loetakse ametisse määratuks kuni 31. aasta 30. juunini. Esmapilgul tunduvad sellised, et on mingid tähtajad. Aga kui nüüd mõtled valimistsüklile, siis on tähtajad sellised, et kogu see Reformierakonna meelne ametkond, kes selle aasta juuliks paika ära pannakse, nemad peavad paigas olema kuni ülejärgmiste valimiste läbimiseni. Ehk et meil järgmised valimised tulevad tuleva aasta kevadel ja siis neile järgnevad valimised tulevad 31. aasta kevadel. Ja need ametnikud, kes on, Reformierakond ilmselt, ma palun lisaaega ka 3 minutit. Reformierakonna kontoris nii palju ilmselt sellist, kuidas ma ütlen, reaalset maailmataju on, et nad suudavad kalkuleerida, et tõenäosus on suur, et nemad järgmise valimiste järel moodustatavas koalitsioonis ja valitsuses ei osale. Aga ma olen ise töötanud ka valitsuse liikmena ja ministeeriumis ja tegelikult on üsna raske ellu viia valimistel mandaadi saanud lubadusi, kui terve ministeeriumi ametkond vähemasti juhtkonna tasemel neile vastu töötab, sest
nemad ei näe oma rolli kui sellist nagu mandaadi saanud poliitilise suunise ellu viivaid tehnilisi töötajaid, vaid nemad näevad oma rolli ikkagi kui mingisuguse ideoloogia elluviijaid või siis millegi elluviimisele vastu töötajaid. Ja siin isegi minister oma kõnes rääkis riiklikust järjepidevusest. Kui Reformierakond ütleb riiklik järjepidevus, siis ta ei mõtle riiklikku järjepidevust, ta mõtleb seda järjepidevust, mis püüab Reformierakonna poliitikat ellu viia isegi ajal, kui Reformierakond võimul ei ole. Nii et huvitav on pehme termin. Siia on ikkagi sisse ehitatud konstruktsioon selleks, et järgmiste valimiste järel võimule tulev ja suure tõenäosusega mitte Reformierakonda sisaldav koalitsioon ei saaks teha kaadrimuudatusi. Ja elu näitab, kaadrid võib-olla ei otsusta kõike, aga mõjutavad otsuseid väga palju. Nii et sellist asja ei saa küll kuidagi toetada ja sellega seoses teen ma Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel ettepaneku selle eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh! Aitäh!